Tere, tere! Mina olen Ülle London ja mina olen müstilise šamaani, astroloogia, kaardisõnumite ehk hinge ravi YouTube'i kanali looja ja ka selle sisu tootja. Võib-olla sa oled tähele pannud, et siin vahepeal on täielik vaikus olnud ja niisugune pikk paus, aga eks see on ju ka, et olid jõulud ja aastavahetus ja neid tegemisi oli piisavalt palju. Eh, Aga see paus ei olnud see, et mul ei olnud teile midagi ütelda või et ei olnud inspiratsiooni. Pigem oli see, et ma otsisin võib-olla uut suunda. Ma tutvusin ja uurisin uusi sümboleid, sest need mind kõnetavad. Ja mul oli selline tunne, et ma ei oska neid nagu ühte patta panna. Müstilist šamaani, astroloogiat, Sabiani sümbolit. Need on need, mis ma õppisin. Siia alla ma panen mm, lingi, et sa saad minu kodulehelt lugeda, mis need Sabiani sümbolid on. Need on astroloogiaalased ja ma tegelesin ka enda energiapiltidega, nii et küllalt palju asju ja kuidas neid edasi anda. Niimoodi, et teil oleks huvitav, kasulik, aga et mul ei oleks ka väga keeruline. Nii et aitäh, et sa jäid minu kanalile, isegi kui mina ise vahepeal vaikne olin. Nii et ma proovin ja püüan ja otsin endiselt võib-olla seda päris täpset asja, mida ma siin edasi andma hakkan. Aga üks asi on see, et need ei ole kindlad ennustused. Need põhinevad sümbolitel, need põhinevad tähendustel, märkidel ja need annavad paremini mõista, mis teema sul praegu elus aktiivne on ja nendele vastuseid saada, mis on sinu sees olemas, aga kõik need sümbolid meie ümber avavad neid. Ja võib-olla see uus raam ongi selline, et natuke astroloogiat. See on selline üldtoon, mis parasjagu õhus on. Jah, näiteks ka see, et missugune sodiagi märk parasjagu valitseb, ka see annab meile selle liikumise energia. Siis Sabiani sümbol, mis on teatud kraadi sümbol sodiagi märgil. Ja see annab, et nagu laiemalt märgata, mis parasjagu siis ümber toimub. Ja sageli see Sabiani sümbol annab ka midagi isiklikult meile. Kui seal on väike jutt ikkagi taga, siis üks lause, üks sõna võib sind kõnetada. Ja müstiline šamaan toetab meid, sest seal on nii kutse kui ravim sees, mida teha ja kuidas seda teha. Ja minu energiapilt, mis, kui sa neid mustreid kasutad, aitab sul kehas seda energiat võib-olla siis tugevamalt tööle panna või õigemalt tööle panna, kui me seda kasutame. Kõik asjad on see, et me võime ümberringi, võivad meil palju asju olla. Kui me ei kasuta, siis sinna nad ka jäävad. Kui me kasutame, siis me mingis hetkel saame aru, kui palju need on mind aidanud. Nii et sa võid siia alla kommentaaridesse panna, et kui sa oled jälginud, et mis sul seal on nagu kõige rohkem meeldinud, kas mingisugused konkreetsed teemad, suhe, raha, töö, eneseväärtus või tahad sa selliseid üldiseid kuu ülevaateid, nädala lühisõnumeid, kas kõnetab sind rohkem šamaani kaardid, sa võid alati siia kirjutada. Aga nii kui ma mõtlesin, et ega ma rohkem mitte midagi ei tee, siis tulid kohe šamaani kaart tuli, ütleb, et ei, niimoodi küll ei ole, et sa mitte midagi ei tee. Ja jaanuarikuu energiakaardiks tuli trumm. Ja mine sa tea, võib-olla sa alustadki mõne pilli õppimisega, pole ka ime. Aga kuna trumm on hääl, siis võib-olla mõnel on hoopis hääl ära, minul näiteks on natuke hääl ära, siis võib-olla
mõni hakkab tegelema just hääleseadmega või õpib laulu või tahab karooket laulma minna. Aga see hääl on see ka, et kui me hakkame häält kasutama, siis meid nähakse. Ja number 15 võib-olla kõnetab ka 1, 5 või 15. Ja see kaart, trummikaart ütleb ka see, et meie kehal on rütm, meie südamel on rütm, meie hingamisel on rütm, nii et kogu meie elul on mingisugune rütm. Trumm on hääl ja häälel on oma rütm. Meil on erinevad hääletämbrid. Me kasutame häält erinevalt, erinevates kohtades. Mõnes ruumis kajab hääl vastu, väga halb on rääkida näiteks. Teises on aga jälle väga summutatud. Mõnes seltskonnas räägime me vabalt, teises hoopis vaikime. Vahepeal on tunne, et räägime, aga keegi ei kuule meid üldse või ei kuula meid. Ja see trumm tuletab meelde, et jaanuarikuus on aeg siis võtta tagasi oma see sisemine hääl, sisemine rütm, kuidas olla, kuidas julgeda olla kuuldav, kuidas omamoodi seda häält teha, kuidas oma tempos, õigete sõnadega. Trumm ka me võime lüüa käega, me võime lüüa trummipulgaga, mingisuguste esemetega. See tähendab seda, et me peame kasutama mingisuguseid tööriistu, neid, mis minul on. Võimalusi on hästi palju ja trummi ei ole vaja lõhki lüüa. See on hea meelde tuletada, et kui sa hakkad oma häält kasutama, siis sa võid teha seda punkt punkti haaval ehk võib-olla ilmselgelt omamoodi, aga näiteks töö juures ütled sa mingisuguse asja kindlalt ära, et ütlema, et aga et seoses tervisega pean ma sööma kell 11. Ja kuidas see kellelegi sobib. Võib-olla kodus ütled oma kodustele, et pange oma nõud näiteks kohe pesumasinasse, nõudepesumasinasse või noh, mingisugused sellised, mul ei tule nagu häid ideid praegu, aga et need väikesed sammud. Ja siis, kui ma mõtlesin selle trummi peale, siis ma sain ühtäkki aru, et aga kas mina kasutan oma potentsiaali, kas mina kasutan kõiki tööriistu, mida ma oskan, mida ma tean, mida ma olen õppinud. Näiteks, mul on ruunikivid, ääretult energiat ja positiivsust ja ma ei tea, mida kõike veel täis. Kas ma olen neid kasutanud? Ma ütlen ausalt, ei ole, sest ma ei oska. Ma oskan neid lugeda, aga ma ei oska neid edasi anda. Hääl puudub nendel. Siis on mul kuuoraakel, mis on mul täpselt läbi töötatud, mis on jälle väga põnevad kaardid, mida kasutada. Siin on mis need on, need jumalanna kaardid, mida saaks kasutada. Jälle ma ei ole leidnud seda õiget häält, kuidas edasi anda neid energiaid, kellele neid adresseerida. Nii et isegi mina ei kasuta oma andeid, jah. Kõik räägivad tulihobusest, et hakkab varsti kappama. Küllalt raske on see mao aasta lõpp olnud. Tõesti see viimane kiht nagu tuleks veel maha. Et siuksed väikesed naginad ja tülid on tekkinud, aga seal ongi see, et kas ma olen nagu joondatud, kas ma tean täpselt, kuhu see tuline hobune peab nüüd kappama hakkama. Mina ise pean teadma, mina pean hoidma ja juhtima seda hobust, ta ei pea kogu aeg jooksma. Mina reguleerin seda rütmi, nagu alguses trumm ütles, et leia enda see samm, missugune on, kas see on galopp või on see tavaline kõnnisamm. Ja minu jaanuarikuu energiakaart
ma ei ole joonistanud, alati ei pea olema see, et ma nüüd joonistan selle jaanuarikuuks. mul on neid kaarte päris palju, mul selja taga on suuremad, väiksemad, erinevatest tehnikatest tehtud ja ma valin tunde järgi siis selle kaardi. Ja jaanuari kaart, kui sa isegi vaatad, kuidas siin need jooned tahavad näidata, et leia see üks rada, kus sa lähed. sa ei saa nagu mitme raja peal olla. leia, kas sa ülevalt alla, kuidas sa liigud, aga ta ütleb, et leia see tee, jah. leia see tee, aga sisemine, see on nagu sisemine DNA. Need värvid, need lained, need sees, need ei pea olema sul sellised konkreetsed, aga see tunne peab olema väga hea. see päikseline kollane tunne peab olema, sa ei tohi kinni jääda mingisugusesse spiraali, et jälle alustad otsast. hea küll, ükskord alustad, aga rohkem mitte. Need on need väikesed täpid, kuidas liikuda, et väikeste sammude haaval. see on energiapilt jaanuariks. ma liigun, ma tean, miks ma liigun. Ja Sabiani sümbolit ma sulle näidata ei saa. Võib-olla ma panen siia alla selle tähenduse täpsemalt, et võtsin jäära nullpunkti ja Sabiani arvestuses on siis jäära 1 see sümbol ja see ütleb, et naine on tõusnud merest, hüljes embab teda. kujutad ette, kui täpne see on? see on väga ilus pilt ja see näitab seda, et me tuleme oma tundest, oma sügavustest, me tuleme kuskilt välja. me tuleme, see läheb nagu ka trummiga väga hästi kokku, et me peame leidma selle hääle, me tuleme oma selle häälega välja. me tuleme turvaliselt. meil on turvaline, tähendab, see jaanuarikuu energia annab meile selle turvatunde, sest kohe on see hüljes on vastas. ta tuleb ja kallistab, ta annab mulle selle turvatunde, et sa võid tulla, sa võid rääkida, peaasi, et sa julgeksid välja tulla ja kohal olla, et sa julgeksid alustada. ja sellepärast ongi jaanuari rütm, tule nähtavale, et joondu, see on see, sa pead teadma, kuhu sa täpselt lähed. võib-olla on see, et sa ei tohigi praegu sellel jaanuarikuul kõrvale kalduda. püüa hoida seda joont ja ole julge ja vali enda tempo. aga endiselt ütlen aitäh sulle ja kirjuta siia kommentaaridesse, et mis on minu kanalis, mille pärast sa seda kanalit näiteks vaatama hakkasid. kas sind kõnetasid šamaanikaardid ja sa soovid, et ma neid rohkem avaksin? kas sa soovid tutvust teha nende ruunikividega? soovid sa siit ammutada mõtteid? soovid sa kuulata kuuoraaklit, et jumalannadelt sõnumeid saada? või kõnetavad sind siis minu energiapildid ja missugused teemad sind kõnetavad? kas raha, suhe, töö, eneseareng, ma ei tea, uued algused, kodutervis, kõike võid ju küsida. nii et lihtsalt leia siis see samm, ära trummi siis jaanuaris kohe lõhki löö ja anna mulle teada, mida sa soovid, et ma sinuga jagaksin. aitäh sulle!